Nii, tere päevast! Tere päevast minu poolt ka. Mina jagasin mina olen hetkel ka tehniline operaator meie tänasel programmil ja te peaksite enda ees Zoomi ekraanil nägema ühte vahvat pirni nägu. Noogutab, kes näeb, ja chatti ma panin ka lingi, kuidas selle pirni näo programmiga saab ühineda. Vähe sellest, et te kohale tulite, me tahame, et te natukene ka kaasa räägiksite või kaasa mõtleksite. Ja kuna teid on palju, siis võib-olla kergem on seda teha läbi sellise interaktiivse esitluse. Ja veel, kes ei ole ise kunagi kasutanud seda interaktiivset slaidiprogrammi, siis nüüd on teil võimalus vaadata seda nii-öelda õpilase vaatest. Nii et ma julgustan teid seeläbi kaasa lööma. Jah, me ootame veel mõned sekundid, et siin inimesed saaksid ühineda, aga te võite nii kaua need, kes on juba ühinenud, äkki väikse pöidlaga märku anda ekraanil, et kes on kasutanud seda Peerteki oma Zoomi õppes. Tiina, loed pöidlad kokku kõik? Ja hea ütelda, loe kokku. See oli nali, Tiina. Et ma võin muidugi näod läbi kaevata ja vaadata, aga ma pean ausalt öeldes ka sellele seltskonnale tunnistama, et mina näiteks ei ole kasutanud, et mina kasutan rohkem Nearpodi ja et need on suhteliselt sarnased, nii et kõik need, kes ei ole kasutanud, võtke seda kui toredat õppetundi, nii nagu ka mina seda teen. Just, et kõik, mis tuleb, on Tiinale üllatus, on ju? Jah. Aga tegelikult, miks meid on täna siin 2 tükki, on see, et mina igapäevaselt spetsialiseerun rohkem nendele väiksematele inimestele, ehk siis minu hallata on igapäevaselt Toila gümnaasiumi 2. klass ja minu igapäeva õpetamise kogemus ulatub veel 6. klassi ja 9. klassi. 9. klassi siis inglise keelega ja Tiina õpetab siis ajalugu Kiviõlikoolis valdavalt keskkoolis ja siis ühiskonnaõpetust 9. klassis ja et ma päris väikestega ka sidet ära ei kaotaks, siis mul on 5. klass selleks nii-öelda pulsi hoidmiseks. No väga hea, aga hakkame siis pihta ja need, kes siis ühinesid Pirni programmiga, võivad julgelt ainult seda oma Pirni ekraani jälgida, et ilmselt minu või Tiina näonägemine väga suurt lisandväärtust ei anna. Aga me soovisime alustada siis sellise väikese väljalõikega sellest, mis asi see tulem siis üldse on. Ja tulem on tööriist, mis on abiks õpetajale selleks, et ehitada üles oma õppetegevus nii, et see toetaks ettevõtlikkuse arenemist õppijas. Tore on ju küll, et tahame, et oleks koostööaldis, loov ja nii edasi, aga ega ta päris ise selliseks ei muutu. Tõsi, mõnda ei suuda ka süsteemi, aga paljudega võib see juhtuda. Ja tulemil on kokku 5 tähte, see on akronüüm. On ju, igal tähel on oma tähendus, me käime need teiega läbi ja räägime siis Tiinaga näiteid oma praktikast juurde. Aga praegu on meil teile seal Peertekis küsimus. Missugune tulemi osa on sinu jaoks kõige segasem? Vaadake, teil on seal all selline koht, answer a question, vajutage sinna ja te saate valida, mis täht teile raskusi valmistab ja seal on ka selline valikvastus, et põhimõtteliselt ma ei saa nagu millestki aru. Ja nagu me näeme siin ekraanil hetkel, te näete, et tõhtäht valmistab vastajatele raskusi, E-täht valmistab vastajatele raskusi ja ka see vastus F, et kõik on omajagu segased, on siis saanud piisavalt poolehoidjaid. Nii et Tiina, sa siis näed, mis on meie tööpõld täna, jah? Et siis jah, ma saan aru, et neid
tähti tuleb siis nagu kompleksina veel pisut lahata ja et E-täht mulle tundub, et see evime kogemust on ka üks niisugune keeruline koht, mida siis vaadata ja see on nagu see koht, kus me saame tegelikult oma kogemuse baasil neid inimesi ka pisut aidata ja võib-olla siis panna natukene fantaasiat tööle, et kuidas seda kogemust siis ikkagi tundi tuua. No nii, aga hakkame siis pihta. Kõigepealt siis nii-öelda teoreetiline taust, et mis asi see tõh-täht siis olema peaks või mis selle taga on. Et teoreetiliselt, nagu te näete, on selle taga väga lihtne asi. Et me kõik, kes me viibime seal õppimise kohas, ma ei ütle klassiruum, see võib olla mis iganes koht, on ju, teame, mis on meie roll sellel hetkel seal ja meil on kindlad eesmärgid, mida me selle teatud piiratud aja jooksul seal saavutada tahame. Siia juurde käib ka see, et õpetaja selgitab välja õppijate varasemad teadmised ja vaatab siis, kuidas õpetamise eesmärke ja tegevusi sellega kohandada ja õppija saab arendada enesejuhtimisega seotud pädevusi. No jumalast selge, kõik said aru, on ju? Lähme edasi järgmise tähe juurde. Aga nüüd järgmise slaidi peal tooksime siis mõned näited. Nii need näited, mis te tegelikult leiate ettevõtliku kooli kodulehelt ja selle tulemi nii-öelda visuaalsest kujutusest, kui ka need näited, mis me siis oma praktikas kasutame. No, mina tahan selle esimese mummu kohta öelda, et eesmärgid teha nähtavaks on väga oluline just väikese õppija jaoks. Tema tuleb väga tihti ja küsib, õpetaja, miks me seda täna õpime või mis me õpime? Ja minu no Tiina. Ja, et ma tahan siia kohe juurde öelda, et vastavalt minu aine spetsiifikale ei ole selle asjaga ka keskkoolis väga hästi. Ehk siis, kui ajaloos kõik sündmused on nagu toimunud, et siis ikka küsitakse, et miks ma pean seda või teist teadma. Et koos arutada selle üle, et miks see on oluline või et kust ma seda kogemust kasutada saan või et miks ei ole mõistlik kogu aeg jalgratast ise leiutada. Et see võib olla ka üks niisugusest osast, millega siis tunni alguses või teema alguses tegeleda. Kõik sõltub sellest, kuidas siis kogu see protsess on üles ehitatud, et mina näiteks selle eesmärgistamisega tegelengi rohkem siis, kui ma mingisugust teemaplokki alustan. Ja väikeste õppijatega mina püüan ikkagi öelda neile, kas iga päeva alguses, mis see on, mida me täna õpime ja miks me seda õpime, et mida sa siis tänase päeva lõpuks oskad. Ja lisan siis sinna juurde ka, et ja selleks me teeme seda ja seda. Ja kui ma kirjutan selle seda ja seda, kirjutan tahvli nurga peale ka veel üles, siis need õppijad, kes tahaksid hästi ruttu kõik ära teha, sest et hästi palju on muid põnevaid tegevusi, siis nende jaoks aitab keskenduda. Sest kui ma lubasin, et me saavutame selle eesmärgi 3 ülesandega, siis ma lähen ja tõmbangi maha selle ühe, nüüd tegime ära, näed, 2 on veel jäänud. Sest see annab sellele jussikesele nagu aimu, millal see pull ükskord läbi saab, on ju. Et millal see eesmärk on nii-öelda saavutatud. Et see on nagu väga-väga oluline nende jaoks. Ja ma tean, et on koole, kus kasutatakse seda süsteemi ka selleks, et ohjata nii-öelda neid ülienergilisi tegelasi näiteks kooli kontserdil või aktusel. Neile antakse aktuse või kontserdi kava pihku ja ta saabki vaadata, et nüüd oli see, nüüd oli see, nüüd oli see, nüüd oli see. Nagu sümfoonia kontserdil. Ise ka ju mõtled, et mis see siis nüüd oli ja palju neid veel tuleb. Nii, aga mina võtan teise mummu, mis mulle väga meeldib. Et
üks osa siis kogu sellest õppeprotsessi planeerimisest on siis see, et ei ole olemas igapäevaelus ka niisuguseid sahtleid, et ühes sahtlis on jahu ja teises sahtlis on suhkur ja kolmandas sahtlis on munad ja neljandas sahtlis on retseptid ja viiendas sahtlis kaal ja nii edasi. Vaid et kui sa hakkad asjaga tegelema, et siis on sul vaja kogu see asi kompleksina kokku panna, kuhjata endale sinna lauale ette. Ja sealt tulebki siis see, et kui ma kirjutan, siis ma kasutan eesti keelt. Kui ma pean arvutama, et mitu aastat tagasi see oli, siis ma kasutan matemaatikat. Kui ma pean visuaalselt looma pildi, milline see muumia siis ikkagi oli, et siis on seal kas kunstiõpetus või tööõpetuse mingisuguseid elemente. Nii et kokku on võimalik siis tegelikult erinevate ainete kaudu siis kogu seda asja tervikuks siduda. Ja see on, mõnes mõttes on see keeruline, aga klassiõpetaja jaoks teise külje pealt jälle nagu hästi lihtne ja võimaldab sellist tegelikult nagu ajasäästu, aga samas sa pead olema paindlik. Kui ma ka võtan oma inimese õpetuse materjali ja võtan emakeele näiteks, siis mõlemas räägitakse kirja kirjutamisest ja postiasutustest, aga üks teeb seda näiteks ajaliselt umbes novembrikuus ja teine teeb seda ajaliselt umbes maikuus. Et mis ma siis nüüd teen, on ju? Olen piisavalt paindlik ja kombineerin need üheks, mõtlen välja ülesande, mis võimaldavad mul kõike seda korraga nagu teha. Aga kõige parem märguanne võib-olla klassiõpetajale, et ta siin on nagu õigel teel, on võib-olla see, kui lapsed nagu ei saa aru, et mis aine see nüüd just oli, mis meil toimus. Et kui nad küsivad, et õpetajad, meil pidi ju täna matemaatika olema, aga kus see matemaatika nagu oli? Ja siis sa saadki neile seletada seda sama, mida Tiina enne rääkis. Nii, selged juhtnöörid. Ma jätan mõned mummud vahele, aga ma lisan ka võib-olla seda, et siin on sinisega kirjutatud lisanäide oma praktikast. Ja Pirni programm pakub teile võimaluse kirjutada väike oma näide sinna juurde. Et mis on siis teie see eesmärkide ja rollide osa siin, on ju? Kuidas teie seda teete? Ma olen siia punasega kirjutanud oma sellised lemmiktööriistad, mis aitavad mul klassiruumis kõike seda korda saata. Et algklassides on hästi populaarsed erinevad ametid. Ükskõik, kas sa siis oled sööklapea või sööklasaba, kas sa oled siis lapioperaator sellel päeval või kes iganes sa oled, need käivad ka lasteaia kohta ilmselt. Nimepulgad on need, mis võimaldavad täpselt aru saada, kes mida teeb, millisel hetkel ja miks ta just seda sellisel hetkel teeb. Abivalgusfoor on selline atribuut, mis aitab kujundada ennast juhtivat õppijat. Ehk siis, kui õpetaja on ära selgitanud, mis täna toimuma hakkab, siis minu lastel esimeses klassis oli selline abivalgusfoor. Igal ühel oli laua peal tagurpidi 3 värvi papptopsik. Punane tähendas, et ruttu-ruttu õpetaja tule appi, nüüd on paanika Jaanika. Kollane tähendas, et mul on vaja näiteks pinginaabri või sõbra abi ja roheline tähendas, et näiteks, et ma töötan, mul on kõik okei. Aga me muutsime neid tähendusi ka nagu töö käigus, nii kuidas lapsed otsustasid. Ja siin just ennast juhtiva õppija osas ma julgustan kõiki algklassi õpetajaid ühinema ka VEPA programmiga, kui teil see vähegi võimalik on. Mis me veel siia lisame? Ma oskan nagu pakkuda näiteks ka, kuna siin oli, et konstruktiivismi põhimõtete järgi lähevad ju need teadmised ka kuskilgi juba eelnevate teadmiste juurde. Et siis võib ka kasutada niisugust eeltestimist
et mina olen teinud ühte niisugust 5 minuti ülesannet, kus ta 5 minuti jooksul siis ette antud süsteemi järgi peabki siis leidma näiteid, et noh, näiteks teise maailmasõja puhul, et kas ta teab mõnda laulu teisest maailmasõjast, teab ta mõnda filmi, oskab ta nimetada mõnda Ida-Virumaaga seotud kohta, mis on teises maailmasõjas oluline olnud ja nii edasi, kuni siis, ma ei tea, faktide ja muu niisuguse olulise infoni välja ja siis ta saab nagu ise pärast jälgida, et kui palju oli tegelikult see, mida ta teadis, aga ta ei suutnud üles leida oma olemasolevate teadmiste hulgast. Väga hea. Ja siia ju see, millest me tegelikult alguses ka rääkisime, et õpetaja peaks kindlaks tegema, et mida nad juba teavad sellest teemast. Et ei ole ju mõtet hakata A-st ja O-st, kui teised on juba B ja C ka ära õppinud. Ja see, kui ma tean, mida õppija teab ja kui ma olen ka küsinud, mida ta tegelikult tahab teada, siis ma saan talle läbi selle, mida ta tahab teada, õpetada seda, mida mul on vaja õpetada, ehk siis tõsta tema õpimotivatsiooni. Noh, meil on näiteks kahepaiksed seal kusagil loodusteadustes, on ju. Küsid, ma ei tea, mitmed klassis kahepaikseid õpetatakse, aga kuskil põhikoolis on ju, et kas keegi teab, mis ta teab ja nii edasi ja nii edasi. Noh, üks teab ühte, teine teab teist ja küsida, mis te tahate teada. Noh, kui palju kirjutab, et tahaks teada kahepaiksete, ma ei tea, siseehitust. Kirjutavad, et kus elab ja mida sööb ja kuidas paljunevad ja mõni võib-olla tahab konnal kõhulõhki lõigata. Aga teie peate õpetama kahepaiksete siseehitust. Noh, kuidas siis õpetate? Läbi selle, mis nad teada tahavad ja mis nad juba teavad. Aga vaatame korraks, Tiina, räägi nüüd midagi põnevat. Midagi põnevat. Teemakohast. Teemakohast. Ma vaatan kella ja ütlen, et lähme edasi. Muidu me ei jõuagi lõppu. Nii, ma korraks vaatan, mis meile on siia lisatud nii-öelda saalist, et VEPA, õppeülesanded paaristööna õpilased valmistavad, kasutatakse õpijuhiseid, õpilase esinduse protokolli on lastud siis õppijatel teha ilmselt, on ju, eesmärgistamisesse kaasata õppijaid. Nii et teie kogemused on siin ka tegelikult väga laiad ja võib-olla ei tulegi kohe kõik meelde. Aga liigume edasi. Järgmine on meil Tegelikult, Tiina, seal mäletad nendest valikvastustest, mis meie õppijad täna andsid, oli see, et oli jumalast selge kõigil. Jah. Koostöö ja rühmatöö väärtus ning selliste ühiselt tegutsemiste olulisus on tõenäoliselt hästi teada ja tuntud ka. Just, aga minu jaoks on kõige olulisem osa see vastutuse andmine õppijale. See, et me teeme neid rühmatöid, anname neile võimaluse töötada nii-öelda erinevates kooslustes, see tundub juba täiesti selline elementaarne ja loomulik ja ma olen seda juba 30 aastat teinud, on ju. Aga et kuidas tuleb see õppija ja vastutus, selle osas mulle meeldib kõige rohkem see altpoolt 3. mummuke läbi valikute. Tiina, kas sa oskad tuua nagu näiteid, et milliseid valikuid sina oma õppijatele oled pakkunud? Et nende valikute juures saab väga hästi ära kasutada õpilaste endi küsimused. Et üks asi, mida ma olen nagu kasutanud, on see, et ma lasen tunni lõpus neil kirjutada mulle küsimusi ja siis, kui ma järgmist tundi alustan, siis nende poolt küsimuste üldistamisest saadud valikud on need, mida ma siis selle aluseks saan võtta. Nii et need on midagi niisugust, mida alati plaani ei ole võimalik panna, aga sealt võib kooruda välja väga-väga põnevaid asju, mis siis õpilaste jaoks on oluline ja mida mina võib-olla õpetajana ei olegi näinud. Aga see, mis ma siia tahtsin nagu selle meeskonnatöö juurde tuua, on siis just nimelt siis see, et meeskonnatöö ei ole nagu ainult niisuguses rühma jagamine ja koos toimetamine,
vaid et see rollide täpselt paika panemine ja igaühe ülesanne seal rühmas selleks, et see töö parimal võimalikul moel saaks tehtud, et see on see, mis on keeruline. Ja iga õpetaja, algklassides on nagu eriti oluline see, et sa suudad igale ühele talle esialgu mugava rolli seal meeskonnas panna. Aga samas, kui sul on seal meeskonnas sellised nagu mina, kellel suu üldse kinni ei püsi, siis neile ma pean vastupidiseid rolle pakkuma, mis õpetavad neile teistsugust kogemust. Et see on nagu selline väga oluline küll. Ma tahtsin siin tuua veel ära mõned näited, aga nüüd läksid suure ähmiga vist täiesti meelest ära. Et mis valikuid mina oma õppijatele pakun, alates kõige väiksematest. Kas sa tahad teha seda üksi või paaris? Teed luuletuse, näidendi, laulu või tantsu? Sina valisid, sina otsustad. Kas me teeme 3 väikest tunnikontrolli või 1 suure kontrolltöö? Missugused küsimused tulevad kontrolltöösse? Teie moodustate, ise valite välja 30 paremat ja õpetaja siis nendest paneb lõpuks 10 tükki sisse näiteks. Et teha need valikud nagu õppijate omaks, et see on nagu hästi-hästi oluline, sest kui mina otsustan ja valin nende eest, siis ei ole nende valik ja see vastutus läheb nagu ka väiksemaks ja ma ei saa neile ka öelda, et aga sõbrad, ise te ju valisite. Et see on okei, kui nad valivad ja eksivad ja siis teevad korrektuure, aga et siin on ka oluline just siis see tagajärgede mõistmine. Üks küsimus vahele, kui tohib. Ja, Kadi? Sa rääkisid, et küsida, valida, et kas te tahate nüüd neid tunnikontrolle või kontrolltöid või muid asju. Aga et nad ju valivad alati osad nii ja osad naa. Kuidas sa otsustad siis, mis peale jääb? No eks siis selgitame demokraatia põhialuseid, et otsustab vähemus. Ei, aga väikestega tegelikult me teeme selliseid hääletamise protsesse ja suurematega ka. Ei meeldi alati kõikidele see valik või leiame mingi kompromissi. Seekord teeme nii, seekord teeme teistmoodi, et tõsi, alati ei saa valikud olla nii, et individuaalselt kõikidele mokka mööda. Et vahel peab grupina võtma selle vastutuse ja pärast siis saab ju grupis üks asja ajada. Aga meie tavaliselt hääletame. Vahest võibki olla niimoodi, et sa jätadki nagu 2 erinevat varianti. Ma võin oma 12 viimasest arvestuslikust tööst tuuagi välja, et osad otsustasid, et nemad tahavad teha elektroonilise plakati, kes tundsid ennast selles kindlamalt ja said niimoodi hakkama. Osa otsustas, et nemad tahavad näiteks koguda hoopiski vanemate mälestusi ja nii läkski. Jah, just, et sa pead ise olema ka valmis selleks, et need alternatiivid on sinu jaoks okeid, mida nad nagu teostama hakkavad. Ma tahtsin siin, enne kui me liigume üle, öelda selle täpi kohta, selle 3. kohta, et õpetaja kui vaatleja, et üks asi, mille järgi te saate aru võib-olla, et teie tund on ettevõtlikkust toetav, on see, et teil on suu kinni ja teie vaatate ja vajadusel abistate ja õppijad on need, kes siis sumistavad, tegutsevad ja töötavad. Et vahel on tunne, et aga ma ju ise ei teegi midagi. Mina tegin juba ära enne seda, kui tulin. Või teine variant siia juurde on ka selline versioon, et õpetaja ongi paberi ja pliiatsiga klassi nurgas ja paneb väikselt märkmeid, et kuidas üks või teine inimene töötas, millised olid need tähelepanekud, kuidas see rühm koos toimis. Ma olen kasutanud ka aeg-ajalt mõne õpilase panemist sinna nurka, et kes jääb üle või ei taha väga, et
oleks siis sina see spioon ja pane kirja. Ja väga ausalt ja kenasti tuleb see tagasiside siis sealt ka. Nii, aga liigume edasi L-tähe juurde, et lõimume eluga on see siis, kus tulevad mängu erinevad aktiivõppemeetodid ja see, et õpilane lahendab päris elulisi probleeme, aga järgmiselt slaidilt te näete väga olulist aspekti selle L-tähe juures on see, et võimalusel kaasata partnereid, kes päriselt praktikas ka selle teemaga kursis on. No lasteaedadel ja algklassidel on ju kõik need partnerid alates tuletõrjest, Päästeametist, politseist kuni kõikide vanemateni, keda saab siis erinevates tundides oma kogemusega rakendada. Lisaks juurde koolikokad ja muu tugipersonal, kes vahvasti koolimajas tegutsevad. Hiljuti oli näiteks, mina kaasasin distantsõppel, ma sain kaasata ainult vanemaid selle teema juurde. Mul oli plaanis kaasata koolipersonali, aga meil oli majandusõpetuses, rääkisime erinevatest elukutsetest. Ja siis oli niisugune lõimitud ülesanne koos eesti keelega, kuna me teises klassis õpime moodustama küsimusi ja see on väga raske, enamus ei saa aru, kui ma ütlen, et tee nüüd üks küsimust, kohe ei saa üldse aru, mis asi see on, siis nad pidid tegema 5 intervjuu küsimust mõnele täiskasvanule, kellel nende arust on põnev töö. Ja enamus siis küsitles kedagi, kes tal käepärast oli, on ju seal kodus ja siis raporteeris oma eesti keele vihikusse selle üles. Kui meil oleks olnud võimalus kasutada nagu koolimaja ka, siis me ilmselt oleksime tüütanud kõiki neid tugipersonali liikmeid ja teisi õpetajaid, kes meil käepärast olid. Tiina? Ja ma jäin selle partnerite juurde praegu mõtlema, et tõenäoliselt läheb see ka mingil määral partnerluse alla, et mina näiteks ühe ülesande juures kasutasin siis sellist võimalust, et õpilased pidid minema ja oma tööd esitlema ühele õpetajale, kes ainega üldse seotud ei ole ja kui tema saab aru, et siis on väga hästi selgitatud ja tehtud. Ja niimoodi siis need 3-4 liikmelised rühmad käisid ja pommisid siis neid õpetajaid ja tulid tagasisidega tagasi ja said hakkama oma seletamisega, et ka need on partnerid tegelikult. Ja partnerid võivad olla teinekord ka need, kes siis tulevad ja kuulavad seda, mida siis õpilased ette kannavad, et alati ei pruugi see partner olla siis seotud õppeprotsessiga ka. Ja ühiskonnaõpetuses on eriti lihtne neid leida. Ja kes mõtleb, et kuidas, siis pärast küsib Tiina käest, et kust ta need võtab. Ja meie külalisõpetajad ja partnerid, tegelikult kui te nüüd mõtlete standardi võtmes, millest me enne rääkisime, siis standard palub teil nii-öelda kokku lugeda ka kõik need, kes teil olid sellised toredad partnerid ja külalisõpetajad, siis külalisõpetaja nii-öelda ei ole ainult see, kes tuleb sinu juurde, vaid külalisõpetaja on ka see, kelle juurde lähed sina. Ehk siis, kui sa lähed õppekäigule, siis kes iganes seal lahkesti seda õppekäiku läbi viib, neid õpieesmärke saavutada üritab, see inimene on sinu nii-öelda külalisõpetaja. Mis siis, et sina läksid talle külla või muuseumi pedagoog või kes iganes? Kristi, meil on küsimus, et kuidas me neid partnereid kaardistame enesehindamise jaoks. Mina ei tea, kuidas sinul see süsteem on. Meie paneme nad tunnikirjelduse juurde kirja. Väga hea süsteem. Ma tean osade koolide kogemusest, et märgitakse jooksvalt Google Drive'i tabelisse. On igal aastal avatud Google Drive'i tabel, kuhu need külalised kirja pannakse. Meil vist täna igaüks paneb oma märkmikusse aasta jooksul kirja ja siis aasta lõpus esitab loetelu nii-öelda. Aga digitaalne versioon oleks parem. Meil on teine variant on vist niisugune nädalate kaupa kalender, kuhu siis saab ka kirja panna need, nii et neid võimalusi on erinevaid, et kuidas teile parasjagu sobib.
just, aga mõelge selle inimese peale, kes need kevadel kokku peab lugema, et kas ta tahab lapata läbi kõik kalendrimärkmed, kas ta tahab lapata läbi kõik tunnikirjeldused, et mina ei tea, milline on õige süsteem, aga siin mitmeid sai esitatud. Aga vaatame, mis meil siia on toodud. Näete, väga hea näide ju. Kutsehariduskeskusesse väljasõit erinevate erialadega tutvumiseks. Suurepärane näide, et sobib siia hästi. Aga liigume kappadi edasi, eks? Nii, E-täht. Tiina, sinu lemmik, ma tean. Evime kogemust. Õpetaja loob õppekeskkonna, kus on võimalik praktiliselt tegutseda. Et pigem on nagu see õppekeskkond minu jaoks selline koht, kus ma mõtlen selle peale, et mida ta sellise teadmisega siis ikkagi peale hakkab. Et mis on see, mis selle nii-öelda teadmise kaudu, millist oskust ta arendab. Ja siin on siis võimalus erinevaid variante teha, et siin saab teha nii praktilisi ülesandeid, juhul kui kolleegidega suudate kokku leppida, siis saate ajaressurssi ka juurde. Aga siia võib teha siis, ma ei tea, alates ajalehtedest, ajakirjadest, kuni siis, ma ei tea, mingite kunstinäitusteni välja. Ja neid probleemõppe lahendusi, neid on päris mitmeid. Jah, et mina lisan siia juurde nagu võtmesõnana, mida mina mõtlen või et kui ma mõtlen oma päeva või tunni peale, et kus mul see on, siis ma mõtlen, kas mul on ülesanded võimalikult praktilises kontekstis, kui nad ei saa olla praktiliselt nii-öelda, et sünnib midagi praktilist, on ju. Aga et ka see kontekst on lastele mõistetav ja arusaadav, et lähen poodi ja ostan 3 leiba. On sinuga juhtunud? On juhtunud. Õpetaja, keegi ei osta 3 leiba. Kas sa nalja teed või? Et praktilise kontekstiga ülesanded või siis need ülesanded, kus ma saan anda õppijale tõesti, kui me räägime mõõtmisest, kaalumisest, puuviljadest, kõike, mida saab käega katsuda ja hambaga maitsta, kõike, mida saab praktiliselt läbi teha, see on väikese õppija jaoks nagu eriti oluline. Siia alla lähevad ka, nagu Tiina ütles, näitused, kõik kontserdid, kõik etendused ja muud sellised asjad. See on see, kui õppija küsib minu käest, aga miks ma seda luuletust pean ilusa käekirjaga ümber kirjutada? No nõme oleks iga kord öelda, et selleks, et harjutada ilusat käekirja. Õpetaja, kas sa ei tea, kõik trükivad arvutil juba, keegi ei kirjuta enam kuhugi midagi. Aga kui ma ütlen, et 5 kõige ilusamat me valime välja kooli või sinna oma klassi stendile, on ju, et siis juba tüüpidel hakkavad kõrvad liikuma. Või seda ma olen 100 korda rääkinud, seda näidet, kuidas silbitamisega kevadluuletus kirjutati eesti keeles, siis see silbitati ära. Miks? Sest muusikatunnis hakati looma sellele meloodiat ja selleks oli vaja silbitada. Ja niimoodi lahendati ära nagu ühe poisi küsimus, et õpetaja, aga miks meil seda silbitamist ja poolitamist on vaja? Kas sa ei tea, et vööd oskab poolitada? Et kui sa tahad taukariks saada, siis võib-olla on vaja küll selgus selle protsessi käigus. Siin võib nagu hästi palju erinevaid näiteid tuua praktikast, aga mida mina oma jaoks teen, see on seotud ka tegelikult eelmise punktiga aktiivõppemeetodid ja kõige esimesega eesmärgid on see, et mina kirjutan oma stuudiumi sissekannetesse vähemalt korra nädalas, püüan igas aines kirjutada mitte ainult tunni teema, vaid ma kirjutan välja ka õpitulemused õppija jaoks. Kirjutangi tunni teema, siis kirjutan ÕT, õpitulemused, et ma ei tea, mis seal siis võib olla, et tunneb ära luuletuse,
loeb ilmekalt, noh, mis iganes see õpitulemus siis parasjagu oli ja panen sinna aeg-ajalt taha sulgudesse ka selle tegevuse, millega ma selle eesmärgi nii-öelda saavutan. Ehk siis see aitab mul ka endal silmas pidada seda, et kas ma ikka kasutan nii palju aktiivõppemeetodeid, kui ma ise arvan, et ma kasutan. Et võib-olla üle eelmisel aastal kasutasin ja ikka veel elan selles uimas, kui äge õpetaja ma olen. Aga tegelikkuses pole mitte midagi juhtunud juba mitu kuud. Nii. Et see on nagu minu selline väike enesekontrolli mehhanism ka, mis aitab mul läbi mõelda neid asju. Nii, kas sa näed meid praktilisi näiteid ka, mida meile on esitatud? Nii, tagasiside tööle enne lõpphindamist, et oleks võimalik ise vigu parandada. Ja Google Classroom annab väga hästi võimaluse niimoodi õpilasega toimetada, et meil on näiteks see kasutusel praegu ja see tähendabki siis seda, et kui ta saab mu käest täiesti nii-öelda iga sõna juures kommentaar töö, et siis ta peab päris palju vaeva nägema selleks, et kõik oma vead ära parandada, faktivead üles leida ja nii edasi. Et see on üks võimalus. Ja et jah, ma ei tea, lähme praegu edasi. Ja siis vaatame veel, kas meil tuleb mingeid jalust rabavaid ja vapustavaid näiteid ka siia juurde äkki pärast meelde. Viimane läht, mõõdame mõju. Ehk siis, kas eesmärk sai saavutatud? Anname tagasisidet. Kus te teate, et midagi sinna kahe kõrva vahele üldse kinni jäi? No mina, alustav õpetaja, lähen küsin Tiina käest, kes on juba 20 aastat õpetanud. Kus sa tead, Tiina, et neile üldse midagi seal tunnis külge jääb? No üks võimalus on kasutada neid nii-öelda tunnist välja minemise pileteid, eks. Siis ta panebki sinna kirja, et konkreetselt, et tänases tunnis ma õppisin võt seda ja seda. Ja siis nüüd on see, et kas ma luban ühe asja näitel või nõuan kahte asja. Ja siis, kui tahta lehte väga hästi ära kasutada, siis teisele poole tulevadki küsimused. See on üks variant. Distantsõppe ajal on abiks ju igasugused Google'i vormid ja Google Forms annab võimaluse teha niisuguseid tunni tagasisidesid ka päris hästi, mida siis keskkooliõpilastele pakkuda. Ja ma tean, et meie lõimingu kursuses, kus on siis kirjandus, kunstiajalugu ja ajalugu, et seal me nagu terve kursuse vältel kasutasimegi sellist, et eelistatult siis muidugi sama päeva õhtuks, aga et kuni reedeni said nad siis esitada oma tagasisidet, et kuidas neile siis tund meeldis, mis oli see, mida nad nagu nautisid, mis oli nende jaoks raske või arusaamatu. Ja iga kord, kui siis uut tundi planeerima hakkasime või uut päeva siis õigemini, et siis kasutasime neid siis niisuguseks aluseks. Ja muidugi lapsed on kavalad, et kuna see vorm võimaldab 3 punktiga esitada, et siis eks me saime neid ka, aga me saime ka väga sisukaid ja mõnusaid tagasisidesid, mis näitas, et lapsed olid kaasas ja nägid vaeva selleks, et oma õpieesmärke saavutada. Jah, et siin nii nagu Tiina ütles, et see oleneb ju kõik õppija oskusest, et kui ta on sul veel pisikene ja reageerib paremini igasugustele visuaalsetele meetoditele, et näitab sulle pulgakest naerunäoga või nutunäoga, kuidas ta parasjagu aru sai, reageerib sinu küsimusele, kas nii või nii, vastavalt sellele, mis te olete kokku leppinud. Ütle üks asi, mis sa täna õppisid, enne klassist välja ei saa. Tiina rääkis väljapääsupiletitest, ega üks õpetaja ükskord rääkis, et tal on sissepääsupiletid. Keegi siis naeris, et täitsa totu oled, et keegi ei tulegi sulle sinna tundi siis on ju. Aga tuli välja, et sissepääsupilet oli ka väga nõutud. Kõik tahtsid seda endale saada, et näidata, mis nad siis eelmisest korrast on suutnud meelde jätta. Väikestele on väga palju selliseid, et värvi ära see asi, kui sa said aru niimoodi värvi roheliseks, niimoodi värvi punaseks, igasugused ämblikuvõrgud.
kui teil on interaktiivne tahvel klassis, siis seesama Classroom Screen võimaldab tekitada interaktiivselt vajutatavate nägudega. Näiteks on ju, et ta saab anda tagasisidet. Elektroonilistest variantidest näiteks Plickers, Socrative, väga palju selliseid võimalusi saada tagasisidet. Minul on olnud need väljapääsupiletid sellised universaalsed küsimused, et sügisel trükid välja, lõikad valmis ja siis on sul seal sahtlis need on ju. Ja siis vaatad, et oi, täna jäi üle 3 minutit enne tunni lõppu. Teed sahtli lahti, annad igale ühele sildi, isegi ei ole tähtis, mis küsimuse ta sai, sest iga tunni põhjal on võimalik sellele küsimusele vastata. No näiteks, et üks asi, mis sulle täna tõesti selgeks sai, üks asi, mida sa veel tahad uurida või midagi sellist on ju. Aga oluline on, et ma neid pärast loen ka. Mitte, et ise olete lollid. Mina tegin jumala hea tunni. Et saab kasutada ka mitte päris küsimust, vaid lihtsalt ka märke, et pluss, miinus ja küsimärk ja toimib täpselt samamoodi ja saad küsida selle noore inimese käest siis seda, mida tema selles tunnis nägi. No nii, vaatame, milliseid soovitusi meile vahepeal on laekunud. Jah, küsida, mida me tegime, kui hästi meil läks, hindamismudelid enese hindamiseks, absoluutselt. Mina tegin 9, siis nad olid veel väiksemad, nad olid 7. klassis inglise keeles. Tegin trimestri lõpul sellise enesehindamise ülesande neile, et võtsin kõik selle trimestri õpiväljundid, panin need rivvi ja palusin hinnata, ma panin need mina vormi, et ma oskan, kõik, mis seal siis parasjagu meil oli olnud ja palusin igal ühel hinnata skaalal 1–10 iseennast, kui hästi ta seda asja siis oskab. Ja lehe teisel poolel ta pidi valima 3 õpitulemust, mille saavutamist ta õpetajale tõestab. Üks nendest tõestustest pidi olema suuline, kuna tegemist on ka kõnelemise oskusega võõrkeeles. Kui nad pusisid, 45 minutit pusisid. Lõpuks nad tegid ise omale lõimitud ülesande, kus ühes ülesandes oli kaetud 5, 6, 7, 8 õpitulemust, mis aitas neil näha ka, et me ei õpi asju üksi ja eraldi, vaid kõik on omavahel seotud. Ja see on näiteks üks minu selline eduelamus, mis oli. Ma korra pane tagasi see soovita sina ka midagi. Et kus ma sain nüüd õigesti aru, et vahel küsida ka seda, mida tegime, kui meil hästi läks, et see on nagu selline hea võimalus, kuidas võimestada seda, mis on hästi läinud. Ehk siis see, kui ma toon mingi näite, et näiteks õpilased tegid ühte sellist lauamängu Kolumbuse reisist ja see tuli nagu väga põnev. Nad tõepoolest 4 tundi järjest tegid siis usinasti tööd, et siis see viimane tund meil olekski see, kuidas me siis analüüsime seda, et see ja see, mis viis meid eduni, on ka see, mida tulevikus vaadata järgmiste projektide juures. Aitäh, Tiina, et sa märkasid mu vaeglugemisoskust. Võtta heaks. Nii, aga et kui me nüüd vaatame korraks kokkuvõtlikult seda pilti, selle pildi te leiate ettevõtliku kooli kodulehelt materjalide alt. Täiesti olemas seal on ju. Printige välja, kiletage ära, kinkige igale kolleegile 1. septembril. Las paneb klassi seina peale ja tuleb meelde, mida tegema peab. Aga kui nüüd vaadata, ilmselt ei kuulnud mitte midagi üllatavat. Kõik on selline tavapärane, mida te oma praktikas õpetajatena kasutate, olete oma kolleegide kogemusest näinud. Ja mina võin ka öelda, et mina mõtlesin ka alguses, ma olen seda juba 30 aastat teinud, on ju. Teinud olengi. Aga see, kuidas ma nendest asjadest olen mõtelnud,
või kuidas ma olen need enda jaoks nagu mõtestanud, see on aja jooksul hästi palju muutunud. Et see on minu jaoks nagu selline oluline aspekt. Ja siis, mida mina ütlen, mille jaoks ma endal nagu vabandust ei näe, et alati ma saan teha nii-öelda tõhtähte ja U-tähte. Siin ei ole nagu vabandust. Alati saab teha M-tähte ehk mõju mõõtmist ja peakski tegema, aga vahel läheb pagana kiireks ja kipub ununema. Ja võimalusel see päris eluga sidumine vähemalt sellel määral, et sa ütled talle, kus tal seda päriselt vaja läheb ja võimalikult puust ette ja punaseks. Mida noorem ja väiksem on õppija, seda punasemaks peab tegema. Ja kui on suurem inimene, siis teinekord aitab see, kui sa lased asja panna negatiivsesse vormi. Ehk siis meile meeldib hullult kritiseerida ja kui sa ütled, et tooge nüüd näiteks 5 näidet selle kohta, et võt see on täiesti mõttetu asi, et siis nad leiavad selle väga kiiresti. Aga siis edasi järgmine ülesanne on see, kuidas see negatiivne pöörata positiivseks. Ja võib-olla siis enam mitte 5, aga siis näiteks 3 asja. Et mida meil siis ikkagi sellest Columbuse reisist siis õppida on või et mida meil on õppida mingitest muudest asjadest alates siis tööstusrevolutsioonist ja lõpetades, ma ei tea, genotsiidiga. Et läks kuidagi morbiidseks. Joo. Aga teeme siis nüüd väikese mõju mõõtmise, Tiina või? Ja, mõõdame mõju. Mõõdame mõju ja kõik, kes veel on Pirni esitluses alles, teil on võimalus seal väikest sinist mummukest liigutada. Et kui arusaadav on sinu jaoks tulem nüüd. Ma loodan, et ei läinud sinna miinusesse. Aga vaatame. Sinised mummud uhkelt siin hüppavad ringi. No hakkab juba minema sinna 5 ülesse poole. Sa hirmutasid selle 5 ära. Et mummud on täiesti anonüümsed, et ega me siin ei näe ju, kes millist mummut liigutab, nii et julgesti laske käia. Muidugi me ei küsinud täpselt sama küsimust enne, kui me alustasime. Aga loodame siis, et need tähed, mis raskusi valmistasid, said natukene selgemaks ja teised läksid veel segasemaks. Ja 1 minut jäi isegi küsimusteks. No nii umbes täpselt üks kiire küsimus. Mina pean tunnistama, et ma ei saanud päris täpselt aru sellel viimasel skaalal, et kus see 10 on. Et ma leidsin, et kindel värk on see, kui ma selle sinise mummu nihutan selle 10 peale, siis ma ei eksi. Väga hea. Õige vastus, Heidi, võib nii teha. Ja, et terved kui ma oleks olnud täpsustada kahtlemata, et kuidas on õige, aga kõik on õiged vastused siin. Hea on see, et siin sellel küsimusel ei ole ühtegi valet vastust tõepoolest. Muidugi oleks võinud selgitada, et 1 tähendab seda, et ma ei saa muffigi aru ja 10 tähendab seda, et läheb juba täitsa hästi arusaamisega sellest asjast. Ja et horisontaal on see, mille peale märkida. Just. Ja, okei. No näete, kui erinevad me asju näeme tegelikult. Ja, see on nii. Elurikkus ju. No nii, Kristi ja Tiina, suur kummardus ja aitäh teile. Mina päris kindlasti, kui saaks valida, siis valiks sissepääsupileti teie juurde ja oleks valmis selle nimel pingutama, et see pilet saada. Ja mitte nii väga muretsema selle pärast, kas väljapääsupiletit minu jaoks jagub. Aitäh teile. Heidi, sa ju tead, ma olen 4. korrusel, sealt on vaja välja pääseda. Ja, keegi siin küsib stuudiumi kalender, stuudiumi päeviku kalender. Stuudiumis on jah, kuu kaupa